Asfaltsegu laotamine. Asfaltsegu laotamine ning eriti just pealmise kihi laotamine on protsess, mille tulemus ja kvaliteet jääb nähtavaks aastateks ja mis mõjutab tee püsivust ja kasutusmugavust. Asfaltsegu paigaldamise eelduseks on sobiv ilmastik ning tulemuseks ühtlane ja tasane asfaltkate. Asfaldibrigaadi masinkoosseisu kuuluvad laotur, rullid, harjamasin, veemasin, kudronaator ja minilaadur. Asfaldibrigaadi isikkoosseis on järgmine. Laoturi juht, kelle põhiülesandeks on juhtida laoturi liikumist ja jälgida segu liikumist autokastist kuni laotamiseni. Laotusplaadi operaatorid, kes kontrollivad laotatava kihi paksust, laiust, kaldeid ja sisestavad selleks vajalikud parameetrid ning juhendavad laoturi juhti. Abitöölised ehk roobi- ja labidamehed, kes märgivad välja sihte, laotavad käsitsi segu kohtadesse, kuhu laotor ei mahu, tõstavad teleskoopkaeve ja muud sellist. Teiste mehhanismide juhid, enamasti haldab üks juht mitut masinat. Töödejuhataja, kes juhatab kogu brigaadi tööd ja korraldab asfaltsegu veo logistikat. Asfaldipaigalduse peamehhanism on asfaldilaotur, mille tähtsaimaks tööorganiks on laotusplaat koos kaasneva süsteemiga. Laotusplaadi ülesandeks on transportööri ja teo poolt ette antud segu ühtlase kihi laotamine soovitatud laiuses ja paksuses. Laotusplaadi laiust on võimalik muuta kas teleskoopiliselt, pikendusliidete abil või kombineeritult kuni 2 korda laiemaks. Laotatavale kihile eeltiheduse andmiseks on laotusplaadi külge tootja poolt ehitatud vibropruss ja tamperpruss. Laoturiga eeltihendamise eesmärk on vähendada rullide arvu laoturi taga ja kiirendada laotatud kihi tihendamist. Segu jahtumise vältimiseks on laotusplaadil soojendussüsteem, mis tagab plaadi kuumutamise laotatava segu temperatuurini. Laotusplaadi kõrguse juhtimiseks ja laotatavale kihile tasasuse andmiseks kasutatakse erinevaid kopiire, mis järgivad laotatava kihi alla või kõrvale jäävat pinda või näiteks trossiga antud tasapinda. Enim levinud kopiirid on mehaaniline pikk suusk või laserandurid või suusk ja andur kombineeritult. Mida pikem on suusk või andurite vahekaugus, seda parem on ka laoturi tasandusvõime. Asfaltsegu paigaldatakse kuivale ja puhtale aluspinnale, mille kõrgused, kalded ja tasasus on kontrollitud ning nõuetekohased. Asfalteerimistööde ajal kasutatakse liikluse reguleerimist ja alandatakse liikumiskiirust, et anda laotamisega seotud mehhanismidele vajalik liikumisruum ja tagada teel töötavate inimeste ja liiklejate ohutus. Asfaldi laotamisele eelnevad ettevalmistustööd. Esmalt tuleb kaevatav pind puhastada mittevajalikust materjalist ja tolmust. Et laotatava paani servad oleksid sirged, tuleb ette märkida tee telg ja vajadusel servajoon. Järgnevalt valmistatakse ette põikvuuk. Selleks eemaldatakse olemasoleva katte otsast pealesõiduramp ja nii palju asfaltkatet, et kate oleks jätkukohalt tasane. Seejärel tuleb aluspind ja vuugid katendkihtide omavahelise nakke tagamiseks vajadusel kruntida bituumeni või bituumenemulsiooniga. Kruntimiseks kasutatav bituumen või bituumenemulsioon pihustatakse tee pinnale kudronaatoriga. Seejärel paigutatakse laotur algpositsioonile, paigaldatakse vajalik kopiirsüsteem ja automaatika ning reguleeritakse paika laotusplaadi laius. Laotusplaadi soojendussüsteem lülitatakse sisse juba varem. Segu laotamine algab põikvuugi vormistamisega. Korrektselt tehtud põikvuuk tagab hilisema sõidumugavuse. Asfaltsegud laotatakse ühtlase tempoga ja soovitavalt ilma seisakuteta. Asfaltsegu veokite arv tuleb valida selliselt, et laoturi ees on pidevalt 2 kallurit. Üks tühjendamas, teine ootel. Selliselt ei teki laotamisel seisakuid, mis mõjutaksid valmiva katte kvaliteeti. Laotatava kihi ühtlase paksuse ja kalde tagamiseks kasutatakse automaatikat. Kallete ja kihipaksuste muutmine ja jooksev kontroll on laotusplaadi operaatorite ülesanne. Asfaldilaotur eeltihendab laotatava segu kuni 95% nõutavast lõpptihedusest. Lõpptihedus antakse segule rullimisega. Segu temperatuuri kontrollitakse iga saabuva koorma puhul.
Laotori punkris oleva segu temperatuur ei tohiks olla üle 10 kraadi madalam kui seda tüüpi segu vähim lubatud segamistemperatuur. Ettenähtust madalama temperatuuriga segu laotamine põhjustab probleeme katte tihendamisel, mis omakorda ohustab katte hilisemat kvaliteeti ja püsivust. Laotatud segu kvaliteedi tõendamiseks võetakse segust regulaarselt proove. Proovid varustatakse vajaliku infoga ja toimetatakse katsetamiseks laborisse.